No nii, aga tuttav koht ilmselt paljude jaoks, kes on sõitnud Tartust Raadilt välja, mis meil sinna jääb Narva maantee, Narva poole näiteks ja seal on kõik muud ägedad kohad ka, Peipsi äärde, miks mitte. Me oleme terminali tanklas Raadil, hetkel kütuse hind on 1,759 on bensiin, mõlemad kusjuures. Aga me ei tulnud siia seda lennukit imetlema, me ei tulnud siia tanklasse burgerit ostma. Ma pean tunnistama, tegelikult terminali grillburgerid ei ole üldse mitte halvad. Kuule, Juskule, anna ampsu. Ja võib-olla isegi on sümboolne, et sellises ägedas söögikoha tagumisel platsil on siis sellised võimalused. Jumala, super, viimane pea. Kohe kaugelt hakkab silma Omni Gym'i masinapark ja seal on veel eraldi ka David City Line. Ma ei tea, kuivõrd hästi nad omavahel koostööd teevad. Võib-olla on ikkagi üks ja sama projekt, aga vaadake, sõbrad, siin on kettaid ja tank küsis ka, et vaatas, ütles, et huvitav, et need kettaid nagu keegi ei ole minema tassinud. Aga siin on posti otsas on kaamera, seal on üks kaamera, siin on nagu päris palju kaameraid, et kui mingi asi oleks avalik vargus, siis see oleks see asi täpselt. Ketta valiku koha pealt 1,25, 2,5, siis on siin isegi 15 kilosed, 10 kilosed. See 15-kilone tundub jõle suur ja siis on siin ka võimalik ehitada hantleid, aga hantlite ehitamise koha pealt ma olen pigem skeptiline. Ma arvan, et see on siin nagu laiali lagunenud, et kunagi ta oli, töötas, aga praegu ma neid hantleid, see võtaks meeletu aja, ma pigem saan nende ilma hantliteta hakkama, kui mul on see kang olemas, siis saab kõik tööd tehtud. Ja kui sul on kang, tuled siia, tahaks jala soojaks saada näiteks, okei, võid siin teha mingit põlvetõste jooksu, kägarkõndi, saad jala juba soojaks. Kangiga, mida sa saad teha kangiga? Kangiga sa saad tegelikult teha kõike. Tead, ma tulen nii pidi, et siis sa näed mind paremini. Lähtudes võib-olla bodypumpi algteadmistest. Kõigepealt mõned kükid. Kükid näiteks alla ülesse, jällegi sa võid teha poolikuid kükke tagasi ülesse, igasugused variandid on. Sa võid teha kükke, kus sa tõused varvastele. Sa võid teha väljaasteid, sa liigud alla, sa liigud üles, ülakeha otse alla liikudes tagumise jalapõlv on õlaga ühel joonel. Sa võid poolikuid teha, igasuguseid põnevaid variante. Jalast veel jõutõmme. Sa lähed alla ja liigud üles. Sa lähed alla ja liigud üles. Reie tagaosa, tuhara osa, lisaks alaselg, lisaks seljatõmbed. Ette, tõmme, alla ja üles. Miks mitte? Ette, 1, 2, 3 ja üles. Õlatõmbed. Küünarnukk õlaga ühele joonele, tagasi alla. Õlast veel, õla surumine. Sa lähed ülesse, sa võid kangi turjalt suruda, võid ka rinnalt suruda. Mis veel? Kükid ma näitasin ära, õla näitasin ära, vana hea biitseps. Seistes kangi peal. Nii, võtad kangi, altaardes võtad ülesse ja vead alla. Ülesse ja vead alla. Siin on ka võimalus, mida paljud ei tea, biitsepsi harjutus, ette ja tõmme vastu rinda ja tagasi. Ette tõmbad vastu rinda ja tagasi altaardes. Miks mitte? Samamoodi triitseps. Vead ülesse, vead alla. Küünarnukid on võimalikult paigal, võimalikult lähestikku ja vead üles. Nii, see oli nüüd lühiülevaade nendest harjutustest, mida sa saad teha kangiga. Siin kusjuures on eraldi veel ka kaldpink. Ma tahan huvi pärast vaatan, kas see kaldpink töötab. Ahah, mis siit käib? Ta käib siit, aga mulle tundub, et ta on suht... sai. Natukene on jõudu vaja, aga näed, sellise pingi peal juba võid teha kaldpingi lamades surumist. Mis veel? Rööbaspuud on siin olemas. Jällegi vaatame need rööbaspuu laius üle. Ma pean ütlema kohe, ütlen ära etteruttavalt, et see on liiga lai.
ja see jääb liiga laiaks, ma ei hakka isegi alla minema, sellepärast et ta on natukene jääb ohtlikuks. Rööbaspuu võiks olla natuke kitsam. Lõuatõmbekangid, erinevad lõuatõmbed altaardes, pealtaardes, redel ja muidugi. Vaata, siin on nagu see osa, et sa sõidad, raadio käib autos, sõidad autoga, kõht on veits tühi, võtad terminalist purksi, sööd seda burgerit, raadiost tuleb näiteks... Sausid räänsi ja... Ja sa sööd selle burgeri ära, tule kuradi! Tundub nagu, et sa oled ohtlik natuke tüüp. Mis asja? Ma olen Ilves ja ma olen. И ехали, Такую хуету сделаем. Tulete mulle nahku siia ka keerama. Ja sa elad ennast välja. See boksikott ei ole siin niisama sportlaste jaoks. See on nagu elad ennast välja, on ju. Aga mis ongi kõige olulisem, vaata, autojuht peab olema rahulik. Sa vagi, naist, kuidas sõidab need uued autojuhid ei oska absoluutselt juhtida. Taosin niimoodi, et tolm on taga. Kuule sõber, hakkame lööma, läheb kergemaks. Ja tõmbab nagu maandab pinged ära, on ju, võib-olla teed natuke jõusaaliga peale, lähed autosse, sõidad sinna Narva poole ja seal on juba uued seiklused. Aga vaatame need seiklused üle, mis siin on. Siin on siis võimalus jällegi kõhtu teha. Ma ütlen ausalt, see kõhulihase pink on natuke veider. Alla ja ülesse. Eile ma vaatasin, oli jaanipäev ja see oli ETV peal hästi palju Eesti filme ja see oli ka see Siin me oleme. Ja siis see Sulev Nõmmik pani Ervin Aabeli laulis talle mingit laulu ja siis Ervin pani peaga. Vihtus seal veel ka mingisugust tsitsud. Selle pingi puhul ma ütlen, sõbrad, ma teile väga nõu anda ei oska. No ma pigem teeksin midagi muud kõhule, kui seda masinat kasutaks. Ja vaat see on nüüd see, millest ma just enne rääkisin. Rööbaspuu on siin olemas. Rööbaspuu on olemas. Hopp, küünarnukid kehast kaugele eemale tagasi. See on siis rohkem rinnale ja niipidi on siis kitsalt on siis triitsepsile. Siin on küünarnukid keha lähedal, alla ja üles. Ja jällegi tunned, kuidas triitseps hakkab paisuma. Alaselja vaatame ka üle, kui me siin juba oleme. Nii. Käed on siin, lähed alla ja üles, siin jääb võib-olla natukene alla ja üles. Ja sa võid ka lihtsalt nii hoida, sa tunned, kuidas alaselg, tuhara osa ilusti töötavad. Meil on õnneks on see äppu, kutsume seda äpuks, aga muidu see traktori vennad seal kahekesi, need oleksid praegu teeksid päris korraliku hävingut. Selg, seljapink, istud ilusti. Ja siin juba selles asendis selg on ilusti venituses. Teed tõmbe ja tagasi üles. Teed tõmbe ja tagasi üles. Väga hästi töötab. Selg saab päris hea koormus, väga hea masin. Mitte midagi halba öelda ei ole. Ja lisaks siis kangile on sul võimalus teha ka selle pingi peal kükke. Ma vaatan, et on ilusti lukk maas. Sa lähed alla, liigud ülesse, kus juures see natukene kuskilt läheb vastu, et seda on vaja natuke reguleerida. Kõik need samad asjad, väljaasted, kükid, aga üks oluline asi on õlg. Üles, kas rinnalt üles või kukla tagant üles surumine ja töötab väga-väga hästi, väga edukalt. Ma vaatan korra, kas mul õnnestub. Näed, õlatõmme. Õlatõmme ja vaatame korra selle ka. Kuule, iseenesest töötab biitseps ka. Kui teil on kusagil kodu lähedalt see pink, siis tegelikult need võimalused, kõik, mis me teile siin ette näitame, on olemas. Triitsepsi sa saad teha siin biitsepsi, saad selja teha ja see on nüüd siis rinnalihase pink. Rinnalihase pink, me oleme seda pinki siin vaadanud erinevates maakondades. Nii.
stardiasend, surud ülesse ja surud alla. Surud ülesse ja surud alla. Küünarnukid kehast kaugele eemal. Miinuseks on see, et ta võib-olla jääb natukene sügavust väheks. Et siin on jällegi, kui võimalus siin tihedamalt käid, siia tekitad mingisuguse kõrgendiku, kuskil nii palju kõrgema ja saad sügavama venituse rinnale. Niisiis, rind on olemas, seljatõmbed on väga hästi olemas, alaselga saad teha, siis on õlga saad teha, biitsepsid saad teha, jalgu saad teha, väljaasted, kangid, kõik on olemas. Ja üks asi, mida ei ole, meeldetuletus. Meeldetuletus, visad vennad, vaadake palun visasid vendasid. Visad vennad, kommenteerige, kindlasti jagage, et kogu see tegevus, mida meie siin kokku paneme teie jaoks, see on ju tegelikult väga oluline info. Et suvi on ilus aeg, saad käia ringi, saad proovida erinevaid masinaid, et kui sul on küsimusi, ole hea, pane sinna video alla oma küsimus ja operatiivselt vastame, meil on täna veel päris palju liikumist. Igal juhul olge tublid, liikuge, katsetage, proovige võimalikult palju erinevaid asju ja mõnusat suve jätku ja kohtume juba järgmises videos.